direktor Rasmus Lippur. Meie koolis õpib 394 õpilast 5 tegutsemiskohas: Koongas, Kõmsil, Liulas, Virtsus ja Varblas. 20. oktoober on ettelugemispäev. 2025. aasta on Eesti raamatu aasta ja sellel aastal möödub ka 500 aastat esimese eestikeelse raamatu ilmumisest. Meie siin Lääneranna gümnaasiumis tähistame juba 3. korda ettelugemispäeva kogu kooliperega ja seekord loeme head eesti kirjandust, mis on kullast kallim. Mina valisin lugemiseks Friedrich Reinhold Kreutzwaldi raamatust Eesti rahva ennemuistsed jutud loo nimega Kuuvalgel vihtlevad neitsid ja loen siit katkendi. Seda kihinat ja kahinat, mis nüüd usside kuhjas tõusis. Kõik nende tuhandete pead, mis nähtaval ajasid suud laiali ja püüdsid meest nõelata, aga õnneks ei saanud nad nii rutusti oma kehasid teiste kerast lahti päästa. Noormees oli tuulekiirusel leivapalukese kulduaaglasse kastnud ja suhu pistnud. Siis andis ta jalgadele nõu, kui oleks tuli taga kihutanud. Aga tagakihutaja oli seekord kurjem kui tuli, sellepärast ei olnud mehel mitte aega üle õla tagasi vaadata, ehk küll ta meeles tuhanded vaenlased ta kannul olid ja nende kihin alatasa kõrva võstis. Viimaks ei mehel hing rindu kinni. Võim lõppes otsa, nii et ta uimaselt ja tuim kui surnu murule maha langes, kus ta kätt ega jalga ei võinud liigutada. Silmad olid tal aegamööda unekatte alla kinni vajunud, aga kohutavad unenäod kasvatasid sündinud häda veel suuremaks. Nõnda nägi ta unes, kui oleks usside kuningas hiilgava kuldkrooniga ta peale langenud ja teda tahtnud alla neelata. Kuidas praegu tõusnud päikese teda? Silmad olid tal aegamööda unekatte alla kinni vajunud, aga kohutavad unenäod kasvatasid sündinud häda veel suuremaks. Nõnda nägi ta unes, kui oleks usside kuningas hiilgava kuldkrooniga ta peale langenud ja teda tahtnud alla neelata. Suure kisaga kargas ta vaenlase eest kõrvale ja nägi unest ärgates, kuidas praegu tõusnud päikesetera teda oli äratanud. Silmi laiali sirutades ei näinud ta kuskil pool öösisi vaenlasi ja soo, kus ta nendega kimpus oli olnud, võis kõige vähemalt penikoorma maa sealt kaugel olla. Vist oli taevakitse piim ta jõudu karastanud, nii et ta nii kaugel oli joosta jaksanud. Hiljemini leidis ta liikmeid läbi katsudes, sest kuskil viga ei olnud. Nüüd oli ta rõõm otsatu, et ta oli elu ja tervisega enese võinud päästa. Pärast lõunat puhkas ta mõne tunni öisest hirmust ja väsimusest. Siis võttis ta nõuks juba sel ööl metsa minna katsuma, mis kasu taevakitse piima maitsemine talle oli toonud. Ja kas tõesti varjulised asjad ta silmale avalikuks olid läinud. Metsast nägi ta varsti, mida veel ükski surelik silm ei olnud näha saanud ega vist hiljemini või näha saada. Puude lattade vahel seisid ehakarva kuldlavad, hõbevihad ja hõbedast veeämbrid lavalauditel valmis. Siiski ei olnud kuskil hingelisi näha, kes siia vihklema tuleksid. Täiskuu andis paistes valgust, nii et kõik ümberringi mehele silma paistis. Tükki aja pärast kuulis noormees puulehtedes kahinat, kui oleks tuuleõhk tõusmas. Siis tuli igalt poolt alasti neidusid. Palju kenamaid ja jumekama näoga, kui neid kuskil meie külades on kasvamas. Kõik need metsahalde ja murueide tütred läksid lavale vihtlema. Põõsa tagant salaja luurija noormees oleks enesele sel ööl 100 silma soovinud, sest 2 ei jõudnud seda kenadust mitte ära näha. Viimaks, kui öö juba hommikule jõudis, kadusid lavad ja vihtlejad neitsid vaataja silmast, kui oleksid nad udupilve ujunud. Mees seisis veel tüki aega, kuni päike tõusis, siis vast hakkas ta koju minema. Igatsedes kasvas päev aastavikkuseks, enne kui õhtu ja öö jälle kätte jõudsid, kus mehel lootust oli Kuuvalgel vihtlejad neitsisid uuesti silma saada. Siiski lõppes viimaks igatsemise aeg, aga metsas ei leidnud ta midagi, ei lavasid ega neitsisid. Siiski ei väsinud ta igal ööl sinna minemast, aga ta käigud ei asjatuks. Nüüd hakkas mure teda vaevama. Ei olnud siin ilmas midagi, mis talle rõõmu oleks võinud teha. Ta ei võtnud enam kuiva ega märga, vaid lõppes igatsemise kätte. Küll on inimesele õnneks, kui ta seesugseid salajasi asju näha ei saa. Helina Rehe, 1. klass. Elor 6 memme musi. Pealkiri on Jänkud ja nende kapsas. Metsaserval mugavas majakeses elas Jänku ema 3 pojaga. Esienni, Tesienni ja Pisipõnniga. Esien ja Tesien olid juba pikad
ja tublikesed. Pisib veel lühike jupike, kes ei osanud R öelda. Pikemalt põletasid pöösas nägime karu. Pisipenn pöösas nägime kalu. Pikemad kae minu rusikas, tema kae minu rusikas. Noh, naera tema üle, kas või kõik kõveraks. Peep ja sõnad, Eno Raud. Jänes põuas. Kord tuli Peepule külla tema sõber Mikk ja poisid hakkasid õuel maja ehitamist mängima. Peep vedas oma isa kallutajaga lauda tagant kive kohale. Mikk aga muudkui ladus müüre, kuid Mikuga oli niisugune täbar lugu, et ta kartis kangesti kukke. Ja kui Peepu vanaema suur kerju kukk äkki kõva häälega kires, pistis Mikk hirmuga toa poole jooksu. Peepu vanaema juhtus parajasti uue peal ringi toimetama. Ta vaatas Mikule järele ja ütles, sellel poisil on küll jänes põues. Nii kui Peep seda kuulis, tormas ta kange kiiruga Mikule järele. Näita jänest, palun näita oma jänest, hüüdis ta heleda häälega. Hakkame hoopis jänesega mängima, kuid Mikk ei saanud Peepule jänest näidata. See polnud ju mingi tavaline jänes, vaid hoopis isemoodi loom, keda silmaga ei näegi. Tere, mina olen Piia Õlg. Tere, mina olen Joosep Paulus. Tere, mina olen Kaisa Elis-Nellis. Me loeme Andrus Kivi Tähk, Sokk ja Kinnas. Sokid olid juba kaua aega koos elanud, käinud saabaste, tenniste ja kummifute sees, rännanud igal pool ja pesnud ennast pärast pesumasinast nagu korralike sokkide kombeks. Nüüd olid nad jälle pesuma pannud ja keerlesid pesumasinas trumlis, kui üks sokk korraga kuulutas. Mina ei viitsi enam minna, lähen ära. Kuidas? Ehmus teine sokk. Kuhu me oleme? Me oleme ju paar. Ma vupsan kanalisatsiooni ja ujun mööda torusid, kuni jõuan merre. Olen ammu tahtnud karu näha ja nendega tuttavaks saada. Ja juba ta pressiski ennast pesumasinast välja voolutorusse ja kadus silmist. Aga mis minust saab? Hüüdis teine sokk haledalt. Nii ei tohi, mida ma üksinda peale hakkan. Kuid midagi polnud enam teha, enam parata, tema paariline oli läinud. Kui pereline pesumasina välja tõstis, oli ta väga pahane, kui leidis eest ainult ühe soki. Kuhu see teine siis kadus, prakas ta, ja mida ma nüüd ühe ainsa sokiga teen? Sokke peab olema ikka 2, ühest pole mingit kasu. Aga ta ei viisanud paariliseta jäänud soki siiski prügikasti, vaid pani seinakappi, kus hoidis asju, mida kunagi tarvis ei läinud. Ja seal see vaene sokk siis nüüd lebas, kenasti puhtaks pestud ja vahvalt triibuline, aga täiesti kasutu. Ohkas ta iga natukese aja tagant kurvalt ning siis kuulis ta, et keegi teine ohib samuti. Kes siin on? Küsis ta. Kes ohkas? Mina olen Kinnas, kostis vastuseks. Üksik paariliseta
kinnas, keegi ei taha mind enam kanda. Kuhu su paariline siis jäi, küsis sokk. Kust kaastundlikult hüppas talvel taskust välja, jutustas kinnas. Õnnetult otsustas kelgutama minna ja ta ei tulnud enam tagasi. See on tõesti paha lugu, noogutas sokk ja pajatas kindlale ka oma kurvast saatusest ja siis lohutas nad üksteist nii nagu oskasid ja said peagi suurteks sõpradeks. Kui kahju, et sina pole sokk, ütles sokk vahel kindlale. Muidugi me moodustaksime paari ja meid saaks jälle kanda. Ehk siis võiksid sina kinnas olla, lisas kinnas. Siis me pääseksime jälle õue, kahekesi koos. Aga sokk jäi sokiks ja kinnas jäi kindlaks ning tundus, et nad ei lahku enam iialgi seinakapist. Selline naljakas poiss, kes armastas teha imelikke asju vahel, värvis ta oma pea roheliseks ja vahel pani kooli minnes oma õpikud mitte ranitsasse, vaid supipotti ja vahel kõndis tänaval pidžaamaga. Väga lahe triibuline sokk, kiitis ta soki märgates ja väga uhke võõrduline kinnas. Need sobiksid hästi kokku. Ta tõmbas soki ühte jalga ja kindlad teise. Niimoodi ma neid kandma hakkangi, kuulutas ta suvel, aga talvel tõmban ühte kätte kinda ja teise kätte soki ja jälle on mõnus. Sokk ja kinnas olid seda kuuldes pisut üllatunud, aga neil oli hea meel. Tõepoolest, miks ei võinud kinnas vahel sokina töötada ja vastupidi sokk kindlana. Peaasi, et nad olid nüüd paar. Tere, mina olen Lorena ja ma õpin teises klassis, ma hakkan Nublut lugema. Ühes elava liiklusega linnaosas kahe laia tänava vahel asus tuletõrjemaja teisel ja kolmandal korrusel olid tuletõrjujate ruumid, aga alumisel korrusel kõrgete väravate moodi uste taga seisid helepunased autod, ikka hetk valmis, sirenid huilates välja sõitma. Päeval, millest meie jutt algab, olidki punased autod välja sõitnud. Võib-olla oli mõnes puumajas jäetud ahi järelevalve ta
õpin Liulas 2. klassis ja ma loen talle Londistet. Siim ja Londiste saavad tuttavaks. Nii kui Siim ärkas, sai ta kohe aru, et tal on täna sünnipäev. Laual seisid tort ja lilled, voodi ees seisid isa ja ema. Emal hea nägu ees, isal suur kirjukarp käes. Siim, taibukas poiss, mõistis sedagi, et karbis on kingitus. Mis muud, aga missugune kingitus, seda ta ei osanud küll ära arvata. Mis karbi sees on, mis on karbi sees, küsis ta kähku ja tahtis kingitust oma kätte saada. Aga isa ei andnud, uuris karbi igast küljest üle. See huvitab mindki, mis siin sees on. Kas sina siis ei tea? Kust mina võiksin seda teada, karp on ju kinni. Kas ta oli kohe kinni? Just, ma läksin poodi, ütlesin, minu kallil pojal on homme sünnipäev. Tal on igal aastal sünnipäev. Palun andke mulle kingitus, mis talle rõõmu teeks. Müüja ütles, kinkige talle see suur kirjukarp. Kõigile poistele, kellel on igal aastal sünnipäev, saab kinkida niisugune suur kirjukarp. Ma ütlesin, mind huvitab kangesti, mis selle karbi sees on. Müüja vastas, ma ei või seda teile öelda, sest äkki lobiseb ta kodus kogemata välja. Siimul pole siis üldse põnev karpi avada. Ühe lapsega juhtus kord niisugune lugu ja ta oli järgmise sünnipäevani õnnetu. Siim ütles, aga mina tean ikka, mis karbi sees on, ehitusklotsid on. Kus sa seda tead? Sa kingid mulle alati klotse, muud sa ei kingigi. Kas tõesti? Vaatame järele, äkki ongi klotsid. Hakati kolmekesti karpi avama. See polnud lihtne, sest karbi ümber oli palju nööri ja nöör läks hirmsalt sassi. Viimaks sai ema kõik sõlmed lahti ja tõstis kaane üles. Karp oli täis paberkonfekke ja kreeka pähkleid ja õunu. Mina olen Isabel Ande, mina olen täna Ivo Marani Londistet. Londiste ärkas selle peale, et päike talle aknanurgas taskulambiga valgus silma plõskutas. Täna tuleb pidu, silm makel tehakse lahti ja ma võin päev läbi vahtida, mida põnevat väljas sünnib, mõtles Londistet, pilkutas oma väikesi silmi, plaperdas kõrvadega, siirutas kõik 4 jalga koos tekiga lae poolele ja pidi juba heast meelest osundama, kui talle meenus, et ta pole päris element, vaid mänguelement ja ta ükskõi mõistlik mänguelement ei osunda enne, kui on teinud hommikuvõimlemist ja end külma veega karastanud. Londistajaid tuju langes ja hommises ilmast ilma. Üks võimlemine muud ei ole kui hommikuvõimlemine. Londistajale ei meeldinud hommikuvõimlemine 3 põhjusel. Esiteks, sellepärast, et seda pidi tegema iga päev. Teiseks, et seda pidi tegema hommikul ja kolmandaks, et tema pidi seda tegema. Londistaja hakkas end pahuralt voodist välja ajama. Üks jalg põrandale, teine jalg põrandale. Äkki kuulis, et praugi ukse taga suures toas räägiti. Tähku puges ta voodisse tagasi üleni tegi
alla nii, et ainult londi ots ja pool vasakut silma välja paistsid ja jäi terrassilt kuulama, rääkisid isa ja Siim. Ema ei rääkinud, isa ütles, vaata poeg, sa lähed ära esimest päeva kooli. Tere, mina olen õpetaja Sirje ja loen Piret Raua Tobiase 2. B. See, et teisipäevaks kunstitunniks oli vaja kastaniloomade meisterdamiseks kastaneid kaasa võtta, tuli mulle meelde alles eelmise päeva õhtupoolikul. Miks sa sellest pühapäeval ei rääkinud, kui me pargis jalutasime, oli emme pahane. Kus me täna küll need kastanid veel välja võtame? Ma kehitasin kurvalt õlgu. Äkki lähme täna jälle parki, küsisin lootusrikkalt. Kohe läheb ju pimedaks, nurises emme, ent hakkas sellegipoolest kapist õueriideid välja otsima. Park asub meie kodust pooletunnise jalutuskäigu kaugusel, sinna saab trammiga ka, kuid harilikult me kõnnime jala. Nüüdki ei läinud me trammi peatusse, vaid sammusime otse parki suunduvale tänavale. Ilm oli nigelavõitu, taevas oli sompus ning puhus kõle tuul. Peagi hakkas ka tibutama ja see läks varsti üle tihedaks vihmasajuks. Kui me parki jõudsime, olime mõlemad läbimärjad. Pargis oli pime. Teeradade ääres olid küll laternapostid, mille otsast paistis sumedat kahvatukollast valgust, aga need laternad ei ulatunud valgustama puude alust, kust lootsime kastaneid leida. Astusime ettevaatlikult teelt kõrvale, sinna, kus mäletasime kasvavat päris mitut suurt kastanipuud. Emme kummardus ja võttis maast ühe puulehe, et seda lähemalt uurida. Kastanileht see küll ei ole, ütles ta pettunult. On hoopis vahtra leht. Astusime kobamisi edasi ning emps kummardus veel mitu korda maast lehti korjama, enne kui lõpuks kastani peale sattus. Siit otsimegi, ütles ta ja laskusime kükakile, et kastani mune paremini näha. Juhu, hüüatas ta mõne minuti pärast. Leidsingi ühe. Ta pistis muna taskusse ja me jätkasime otsimist. Vihmasadu läks veelgi tihedamaks, kuid me ei hoolinud sellest. Olime pargis ainsad inimesed, aga see oligi hea, sest nii ei korjanud keegi teine kastaneid meie nina alt ära. Ent peagi selgus, et pargis polnudki kastaneid, mida meie nina alt ära korjata. Korraks küll emme arvas, et näeb jälle kastanimuna, aga see osutus hoopiski koera kakaks. Õnneks emps seda ei puudutanud. Mina aga ei leidnud isegi koera kakat mitte, kastanitest rääkimata. Lõpuks hakkas meil nii külm, et me lausa lõdisesime ja emme pani ette koju minna. Aga mis homme koolis saab, küsisin ma õnnetult. Meil on ju ainult üks kastan. Noh, aga vähemalt see üks kastan on sul olemas. Usu mind, sellest saab teha väga laheda siili, ütles emme ja mind lohutades. Koju sõitsime trammiga. Sooja trammist küll ei saanud, aga vähemalt oli seal kuiv. Meie kodupeatuse juures on suur kaubanduskeskus. Emps leidis, et me oleme pärast pargis käiku küll ühed küpsised ja paar saiakest ära teeninud ning me suundusime poodi. Kaubanduskeskuses otse toidupoe sissekäigu juures oli tõstetud letid. Suvel sai sealt kodumaiseid maasikaid osta, aga nüüd olid seal müügil üllatus, röstitud prantsuse kastani. Ohoo, hüüdis emme, ma ei teadnudki, et neid ka Eestis müüakse ning ostis kohe 2 kotikest, ühe minule kooli kunstitunni jaoks ja teise koduseks maiustamiseks. Olen Sirle ja loen teile Aino Perviku Kunksmoori. Keset tuulist merd oli ühes kohas pisike saar. Ümber saare seisid igas kandis teravad kivid ja veealused salakarid. Nende vahel pahises ja vahutas vesi. Saarel kasvasid kõverad ja haralised männid. Männikualune oli täis mustikavarsi. Lagedatel kohtadel kasvasid aga teravate augastega kibuvitsapõõsad. Saare randa kivide vahele tegid merelinnud oma pesad. Peale lindude elas saarel veel ainult kunksmoor. Kunksmoor oli pikk luine vanaid, kelle juuksed olid alati sakris ja kasimata nagu harakapesa. Kunksmoor oli siin eluaeg elanud. Ta sõi kibuvitsamarju ja mustikaid.
tuju tuli, siis püüdis mõne kalakese ka. Vahel sügiseti maitses ta ka mõnd ilusamat seent, mis metsa all silma hakkas. Keset saart kasvas sitke juure peal üks õige pikkade kõverate okstega mänd. Selle männi okste vahele oli kinnitatud Kunksmoori maja. Ja et tuuled seda elamist merele ei pühiks, olid 3 majanurga külge seotud suured kivimürakad. 4. nurga küljes oli veel tohutu vanaaegne imelikkude ilustustega ankur. Hirmsad sügistormid tõstsid kõigest hoolimata ikkagi vahel maja kõrgele õhku, aga kivid ning ankur hoidsid ta paigal, nii et ta pärast jälle kenasti oma koha peale tagasi vajus. Maja räästaalused olid alati täis maarohukimpusid, seeni, käsnasid ja samblatuuste, mis olid sinna kuivama pandud. Sedaviisi paistis maja seal männiokste kaisus suure sasise linnupesa moodi. Seest oli ta aga kabe ja kena. Akende ees rippusid sinise merevärvi kardinad. Põrandat kattis pehme valge vaip nagu kobrutav merevaht. Riiulid ja kapid oli täis igasuguseid imelikke asju, mida merelained pärast tormi randa oli tuhtunud. Muist neist asjadest olid pärit hukkunud laevadelt, muist sügavalt pimedast merepõhjast. Kõige mõnusam asi Kunksmoori majas oli aga suur laia suuga kolle, kus külma ilmaga hõõgusid männikäbi söed. Siin keetis Kunksmoor punasest vasest katla sees oma nõiarahtusid, sest Kunksmoor oli tegelikult nõid. Oma nõiarohtude ja kunstidega oskas ta arstida igasuguseid haigusi ja tõbesid. Ta oskas neid kaela ka saata. Taimi oma rohtude pruulimiseks käis Kunksmoor korjamas suurelt maalt, metsadest ja aasadelt, soodest ja rabadest. Üle mere sõitis ta suure kollase õhupalliga, mis kõrgel taeva all lennates oli väga täiskuu moodi. Parema meelega rändas Kunksmoor pimedatel öödel, kui päris kuud taevas ei olnud, sest siis ei pannud teda keegi tähele. Ei ole hea, kui nõiamoorid liiga silma torkavad, arvas Kunksmoor. Sellest on tulnud alati ainult koledat pahandust. Mina olen Mihis Pikmats ja ma käin Lihula 3. klassis ja ma olen teile 3. A kriminalistid. Kribu ja Krabu. Kribu ja Krabu õppisid Metsatuka gümnaasiumi 3. A klassis. Kribu istus aknapoolse rea esimeses pingis. Tal oli punakad veidi turdisuuksed ning tema väike nööbinena oli püsti nagu uudishimulikul hamstril. Õpetajal oli kogu aeg selline tunne, et Kribu tahab tema käest midagi küsida. Tavaliselt ta tahtiski midagi küsida, aga ei saanud, sest peale tema oli klassis veel 27 õpilast, kes olid peaaegu sama uudishimulik kui Kribu. Kribust veelgi uudishimulikum oli ainult Krabu. Krabu istus samuti aknapoolsel rea esimeses pingis, kuna ta oli Kribu pinginaaber. Ka Krabul olid turris punakad juuksed ja tema nina oli püsti nagu uudishimulikul hamstril. Kes Kribu ja Krabu esimest korda nägid, arvasid need kindla peale kaksikud, sest lisaks sarnastele juustele ja ninadele olid lapsed täpselt ühte nägu ja kandsid peaaegu alati ka ühesuguseid riideid ning olid seetõttu ära vahetamisele sarnased. Kes Kribu ja Krabu esimest korda nägid, arvasid, et nad on kindla peale kaksikud, sest lisaks sarnastele juustele ja ninadele oli lapsed täpselt ühte nägu ja kandsid peaaegu alati ka ühesuguseid riideid ning olid seetõttu ära vahetamiseni sarnased. Kui Kribu ja Krabu oleks keset tundi oma kohad ära vahetanud, oleks õpetaja sellest aru saanud. Mõnikord, kui Krabul oli õppetükk kogemata õppimata jäänud, käis Kribu tema ees tahvli juures ning alla 5 ei teinud Krabule kunagi. Selle ees pidi Krabu söögi vahenduseks Kribule oma magustoidu loovutama või pärast kooli rüüsipudeli ostma. Tegelikult ei olnud Kribu ja Krabu kaksikud, nad polnud isegi mitte õde ja vend. Nad olid sündinud küll ühel ja samal kuul, kuid 2-nädalase vahega. Tegelikult ei olnud nad ka mitte Kribu ja Krabu, kuigi neid nõnda moodi hüüti. Kribu ja Krabu olid hüüdnimed saanud juba lasteaias. Nimelt käis kord nädalas lasteaias toole ja kappe ja laudu parandamas siniste tunkede ja pika tumeda
habemega muhe onu. kui see onu koridoris oma tööd tegi, käisid lapsed teda salaja piilumas. Kribu ja Krabo olid aga teistest julgemad ja päris remondionu käest salatasa, mida ta parasjagu teeb ja mis ühe või teise tööriista nimi on. kui remondionu midagi saagis, küsis Kribu kohe, mida sa nüüd teed? ja onu vastas, nüüd ma sain. Kribu ütles seepeale tähtsa näoga, ahah. ja kui onu keeras kruvikeeraga kruvisid, küsis Krabo, aga mida sa nüüd teed? onu vastas seepeale sõbralikult, nüüd ma keeran kruvikeeraga kruvisid. Krabo aga kostis asjalikult, ahah. kui uudishimutsejad aga ükskord kodus haiged olid, uuris onu teiste laste käest. ei tea, kus need minu väikesed abilised Kribu ja Krabo täna on. kõik lapsed hakkasid naerma, sest nad said kohe aru, kellest jutt käib. kui need paari päeva pärast terveks said ja jälle lasteaeda tulid, hakatigi neid hüüdma Kribuks ja Krabuks. tere, mina olen Isabel. ma olen Oskar Luts, nukitsamees. Kustil pole aimugi, kas ta on natuke või palju maganud, kuid igatahes on ikka veel öö. Iti pea on endiselt tema süles, jalad on õde seelikusse konksu tõmmanud, et neid öise viru eest varjata. Kustil hõõrub uniseid silmi ning püüab meelde tuletada, millal ta õige magama jäi. ah jaa, aga praegu kõneles temaga keegi, selle kõne peale ta ärkaski. Imelik küll, kes see võis temaga kõneleda? Poisike vaatab kõrvale ning silmab alles siis, et tema kõrval seisab keegi küürus vanaeit. kas sina ütlesid midagi, vanatädi? küsib ta toibudes. mina jah, vastab vanamoor. tõuse aga tõuse üles, ega siin siis mõni magamiskoht ole. ärata tüdruk kah, ma juhatan teid koju. tõesti, läheb Kusti meel järsku rõõmsamaks. kas juhatad meid koju? me oleme juba eile hommikust saadik metsas ja praegu on meil külm. vaata, kuidas itikene enese on kõverasse tõmmanud. vii meid ruttu koju. ema annab sulle selle eest leiba ja võid ja tangu ja kõike, mis sa ka ise tahad. hea küll, tõuske aga üles, hakkame minema. ütle enne, kuidas sa teadsid siia tulla, vanatädi. ega ometi ema meid otsima ei saatnud. küll ma minnes kõnelen, ärata tüdruk üles, lähme. see on ju Iti, ütleb Kusti õde äratades. mispärast sa, tüdruk, ütled? ütle Iti. kõh, naerab vanaeit. hea küll, olgu siis Iti. tõsta Iti jalule. Iti on unine ja pahur ja ei taha kuidagi tõusta. viimaks, kui Kusti talle seletab, et nad vanatädi saatel koju hakkavad minema, saab ta õnnest siiski kuidagiviisi võitu ning hakkab venna najale toetudes ja silmi hõõrudes astuma. marjakorvid võtab Kusti mõlemad enda kätte, et õel kergem oleks käia. kui Kusti õele kasutuseks marju pakub, käratab vanamoor üsna ootamata. ärge te õgige ühti marju, neid on mul endale tarvis. säärased sõnad ei meeldinud Kustile sugugi. see on imelik, mispärast saatis ema neile just niisuguse tigeda vanamoori järele. kas siis tõesti teisi lahkemaid inimesi enam ei olnud, keda otsima saata? tere, minu nimi on Leet Linnupõld. tere, minu nimi on Riko Rasus Rahkemäe. tere, minu nimi on Kaarel Teeler. me loeme Andrus Kivirähu raamatut Leib tee pimet.
Susanna sõitis suveks maale vanaema juurde. Ega seal ju väga viga ei olnud, sai järves supelda ja aias päikest võtta. Peenra peal kasvasid ka maasikad, kuid need olid alles rohelised ja õnte valmimiseni pidi lausa sügiseni ootama. Aga tegelikult tahtis Susanna hoopis jäätist. Ilm oli nii palav. Ta läks tuppa ja küsis, vanaema, kus sul siin jäätist müüakse? Oi, aga meie külas ei müüdagi enam jäätist, laiutas vanaema käsi. Pood pandi mitu aastat tagasi kinni. Mispärast, imestas Susanna. Inimesi on nii väheks jäänud, et kõik asjad pannakse kinni. Apteek pandi kah kinni, seletas vanaema kurvalt. Apteek. Susannat ei huvitanud, aga jäätis küll. Kuhu need inimesed siis kadusid, küsis ta pahaselt. Mul on jube jäätiseisu. Pärast lõunat võime bussiga Alevisse sõita, sealt ostame, lubas vanaema. Söö praegu leiba, just võtsin ahjust välja, soe alles. Leiba, aga siis leib pole mingi magustoit. Susanna ei soovinud leiba, ta soovis jäätist. Ja lõunani ta küll oodata ei viitsinud. Tuli midagi välja nuputada. Susanna läks õue ja vaatas ringi. Inimesi tõesti polnud näha. Aga kui pole inimesi, siis ei ole ka kellegi käest jäätist osta. Seevastu igasuguseid linde ja sitikaid lendas küll igal pool. Susanna mõtles natuke. Ta armastas väga muinasjutte lugeda ja mäletas, et kui ta anda libahundile noa otsa tükk rukki leiba, siis muutub hunt jälle inimeseks. Leib murrab kurja nõiduse. Võib-olla pole need linnud ja mardikad, kes vanaema aias ringi sebivad, ka päris tavalised loomad, vaid ära nõidutud inimesed. Vanaema ütles, ju et inimesed kadusid kuhugi. Äkki nõiduti nad lihtsalt ära. Susanna läks tuppa ja võttis tüki leiba. Vanaema rõõmustas, söö jah leiba, laps. Kas ma määrin võid ka peale? Pole tarvis, vastas Susanna. Ta ei mõtlegi ise leiba süüa, see oli ära nõidutute jaoks. Ja vanaema selja keeras, haaras ta laualt ka noa ja jooksis õue. Seal torkas ta leivatüki noa otsa ja pakkus seda ühele tihasele. See oli kohe nõus sööma. Ja järgmisel hetkel muutus ta kollase põllega müüjaks, kellel rippus kaelas jäätise kast. Susanna oli väga rahul. Trikk leivaga töötas hästi. Palun üks jäätis, ütles ta. Ole lahke, vastas müüja ning ulatas Susannale šokolaadi plombiiri. Kui jäätis oli söödud, otsustas Susanna ka vanaema aidata. Ta pakkus leiba kapsaliblikale ja see muutus sedamaid valge kitliga apteekriks. Üks hetk, kohe tullakse teie juurde ravimeid ostma, lubas Susanna ja jooksis tuppa vanaema kutsuma. Vanaema, apteek on jälle avatud. Kui tore, rõõmustas vanaema. Võttis suure sangadega koti ning tõttas endale uusi rohtusid muretsema. Nüüd oli vanaema juures veelgi mõnusam suvitada. Jäätist sai süüa nii palju, kui kulus ning lisaks oli Susannal suured plaanid. Ta kavatses pakkuda leiba veel paljudele lindudele ja putukatele ning rajada vanaema seda nukuteatrit, pitsarestorani ja batuudikeskuse. Mu nimi on Kati-Liisa Valgur ja ma õpin Varbla 3. klassis ja ma loen teile ette Samueli võlupätte. Proua Vares istus laua taga, plõksutas pastapliiatsit ja pärnitses Samueli otsa. Poiss jäi keset tuba kohmetult seisma. Sinu kontrolltöö, Samuel, lausus proua Vares ja tükk aja pärast puurides poissi terava pilguga. Sinu kontrolltöö, oli hea. Samuel ohkas kergendult, aga õpetaja hääles ei olnud mingit sõbralikust. Vastupidi, tema hääl oli õel ja
ütles ta. proua Vares võttis laualt Saamali kontrolltöö ja lehvitas seda, nagu oleks kärbes peletanud. Paberil ei paistnud olevat ühtegi punast kriipsu. proua Vares rangelt. Kelle pealt sa maha kirjutasid? Ütle mulle, kus su spikker on? Mul pole spikrit ja ma ei kirjutanud ka kellegilt maha, julges Saamuel lõpuks suu lahti teha. Ma lihtsalt oskasin. Sa valetad, karjus proua Vares järsku ja läks korraga näost punaseks. Sina ei ole sa veel mitte kunagi mitte midagi osanud. Sa oled lihtsalt üks vastik väike puupea ja laiskvorst ja kõigele lisaks veel valevorst ka. Samuel astus igaks juhuks sammu ukse poole, et plehku pista, kui proua Vares juhtub täielikult enesevalitsuse kaotama. Ma ei valeta, ütles ta. Ma tean tõesti Euroopa riikide pealinnu. Te võite neid minult praegu küsida. Proua Vares rahunes veidi ja ta näole ilmus vildakas naeratus. Tere! Mina olen Lääneranna gümnaasiumi uus eripedagoog Meriin Salumaa ja tänasel ettelugemispäeval ma loen teile Henno Käo raamatust, kui mind üldse olemas ei oleks, loo Kui ma unenägu oleksin. Kuula. Kui ma unenägu oleksin, ei magaks ma öösiti üldse. Käiksin hoopis tööl. Unenäod peavad ikka öösel tööl käima. Nad magavad päeval pilvede peal. Kui pilvi lähedal ei ole, siis pööningul. Kui pööningut ka ei ole, siis puu otsas. Mulle meeldiks küll puu otsas magada, kui ma unenägu oleksin. Linnud laulaksid mulle unelaulu. Ühe oksa küljes ripuks mul äratuskell. See tiriseks õhtul kell 10. Siis roniksin ma haigutades puu otsast alla, paneksin võileiva tasku ja läheksin tööle. Minu töökoht oleks ühe 6-aastase poisi toas. Poiss magaks juba ja ootaks mind, kui ma unenägu oleksin. Ilma unenäota oleks tal ju igav magada. Poisil oleks minu tuleku üle hea meel. Ta naerataks unes. Sest kui ma unenägu oleksin, siis oleksin väga ilus ja väga värviline unenägu. Pahasid unenägusid on ka olemas, aga need magavad teiste pilvede peal ja teistel pööningutel ja hoopis teiste puude otsas. Ja käivad tööl ainult pahade laste juures. Poiss naerataks unes ja siis me asuksime kahekesi teele. Kõigepealt läheksime Aafrikasse. Seal on nii palav, et kõik lapsed on süsimustaks päevitanud. Me mängiksime süsimustade lastega natuke kulli ja peitust. Äkki jookseksid lapsed hirmunult laiali ja me näeksime suurt lõvi. Lõvi oleks väga kurja näoga ja tuleks möirates meie poole. Mina saaksin kohe aru, et asi pole õige, kui ma unenägu oleksin. Ma saaksin aru, et üks paha unenägu on lõvi sisse pugenud, aga ma ajaksin paha unenäo minema. Lõvil oleks väga piinlik, et ta vahepeal kurja häält tegi ja ta kutsuks meid endaga lendama. Istuksime siis lõvi selga ja lendaksime kollase kõrbe kohal. Varsti jõuaksime tähtede juurde. Tähti oleks väga palju ja nad oleksid kangesti piparkookide moodi. Hammustaksime mõne tähe küljest tükikese. Ühe tähe sööksime päris ära.
see oleks väga magus täht. Lõvi tähti ei sööks. Ta ütleks, et tähed panevad tal kõhu valutama ja et tema tahaks hoopis jäätist. Poisil poleks kah jäätise vastu midagi. Mina teaksin, kust jäätist saab, kui ma unenägu oleksin. Põhjanabalt muidugi. Lendaksime siis sinna. Põhjanaba oleks nagu suur jäätiseputka ja üks jääkoru müüks seal jäätist. Jäätisesaba oleks väga pikk. Seisaksime selle ära ja küsiksime 3 eskimot. Siis aga selguks, et meil pole ühtegi senti kaasas. Lõvi hakkaks nutma ja ütleks, et tema peab kohe koju minema, muidu ema hakkab muretsema. Ja et ta ei tahagi enam jäätist. Siis ta punuks Aafrika poole, nii et lumi tuiskab. Meie istuksime poisiga jääpangale ja hakkaksime ka kodu poole sõitma. Jäätükiga sõitmine võtaks väga palju aega. Ajaviiteks hakkaksime võileiba sööma. Kui ma unenägu oleksin, oleks mul võileiva vahel suur tükk uneheeringat. Siis pistaks üks hüljes pea Põhja-Jäämerest välja ja kurdaks, et tema ei olevat juba mitu kuud uneheeringat suu sissegi saanud. Ja me annaksime oma võileiva temale. Hüljes neelaks uneheeringa võileivad tervelt alla ja kaoks aitäh ütlemata. Ja olekski hommik käes. Mul ei jääks muud üle, kui poisitoast läbi õhuakna välja vuhiseda, puu otsa ronida ja äratuskell kella 10 õhtul tirisema panna. Ja haigutada ja magama heita. Küll oleks tore, kui ka unenägude jaoks unenägusid jätkuks, kui ma unenägu oleksin. Aitäh kuulamast! Mina olen Andreliine Mett. Enne mõisteti juttu Triinu Vader rebasest Särgava. Hakatuseks valusad olid mulle need õhtud, millal isa meile enne mõistest jutte puhus. Meid sülle võttis, põlvedel sõidutas, härjapilli lõi, hüpatas ja mängitas. Armsad olid nad. Puhus siis isa meile lugusid kõiksugust imelikudest ja igapäevastest juhtumustest, huntidest, karudest, rebastest ja tarkadest lindudest, heast ja tuulest, tormist ning tuhandest muust asjast. Kuulasime siis vennaga hinge kinni pidades imejuhtumusi. Panime inimeste ja loomade tarkust imeks ja küsisime isa käest, aga kuidas võid loomad rääkida? Nad ei oska ju kõneleda. Isa vastas naljatades, vanasti olid kõik teisiti, siis olid kivid pehmed ja linnud rääkisid ja vesi põles. Meie ei jõudnud head meelt pidada. Isa aga laulis. Siis oli hellad vennad, siis oli kallid kaimukesed, oli aga asju imelisi. Koerad kündsid, härjad haukusid, koerad kündsid koppelisse, härjad hauksid haavikusse. Lammas läks laudile munele, kanal olid 2 tallakesed. Lehmal lauku takukene, toos oli tulbas säng eessapaks. Kaevukook oli katlavinnaks, järved jooksid, jõed põlesid, kerilauad keetsid leenta, vukid vorste veeretasid, lehmi sarvis lüpseti, siga läks tööle, müük oli vööla, kassid
kandsid kannuseid ja liblika pea oli lumine, kits läks killavooridega, lambad laia aamidega, konnaga kulmilla, koormilla, Riia linna viina viima. Siis oli kirpu külge suurus, ritsikas rebase suurus, kesaparmu pardi suurus, vana hunt oli härja suurus, hiirsis istus, müts oli peas, tõmbas tobi piibukest, ajas juttu Harjumaast, tarka juttu Tartumaast ja siis hakkas alles päris jutt peale. Minu nimi on Helen Kallasmäe. Ma õpin 4. klassis. Mina loen raamatut Arabella mereröövli tütar. Taevas mere kohal oli tumelilla ja roheline. Marulised tuulehood lõid tumeneva vee sadule. Mööda tolmihakul merd sõitis laev. Pandid naksusid, mastid raksusid ja purjed plaksusid. Kui esimene äkiline tuuleiil sisse lõi, tulis kurja vandudes ronisid laevamehed mastidele purjesid rehvima. Kapteni sillal seisis suure kühmusninaga habemik mees, silmad peas kui tulised söed. See oli Daniel, hüüdmega Tina. Laeva nimi oli Skorpion. Skorpion oli mereröövlite laev. Laevamehed kõik viimseni mereröövlid ja Daniel nende kardetud pealik. Pealiku kõrval seisis laia purjeriides meremehe kuue sees väike tüdruk. Tüdruku nimi oli Arabella ja ta oli Danieli tütar. Kausid mul jalust, urises Daniel Arabella poole. Näed ju, et läheb tormiks, meil tuleb meestega kõvasti rabelemist. Kas siis sina kajutisse? Arabella ei teinud kuulmagi. Daniel urahtas veel midagi, kuid Arabella jäi endist viisi kapteni sillale seisma. Ta võttis hoopis pikksilma ja hakkas sellega rahutut silmapiiri uurima. Arabella oli ainus olend laevas, kes julges vahel hirmsa Tina tahtmise täitmata jätta. Daniel karjus raadel askeldavatele meestele läbi ruupori käsklusi. Mehed toimetasid niigi juba kibekiiresti. Oli selgemast selgem, et laev tuleb viivitamata tormi kindlaks seada. Purjed tuli maha võtta, kõik sõlmed üle kontrollida, et marud poleks milleski lahtiselt lipendavast kinni haarata, kui laeva tuusendada tahab. Hakkas pimedaks minema, kuigi oli südapäev. Arabella haaras Danieli varrukast kinni. Isa, vaata, mis seal on. Tuletas isale pikksilma. Daniel seadis selle näidatud suunda ja sihtis terasel pilgul üha kõrgemaks muutuvate lainetega vee välja. Tere, mina olen Ahmo Savitski. Ma õpin Lihula koolis 4. klassis ja ma loen Andrus Kivirähk Sergei Siini saladused. Suvi oli juba läbi, mõne päeva pärast pidi algama kool ja lasteaed, aga isa polnud Siimu ikka veel kalale viinud. Siim polnud sellega rahul. Tuli isa juurde kahvli käes ja torkas sellega kergelt isa kintsu. Ai, ütles isa. Mis sul arus on? Miks sa mind kahvliga tõrgid? Kas sa arvad, et ma olen mõni viiner? Ei ole sa kellegi viiner, vastas Siim pahaselt. Sa oled isa ja peab minuga kalale minema. Küll me lähme, ütles isa. Aga Siim oli selliseid lubadusi juba küllalt kuulnud ja tähendas kibestunult. Lähme, seda sa räägid alati. Millal me lähme? Ülehomme tuleb lasteaeda minna. No ega me siis lasteaiapäeval peame minema. Lähme laupäeval, seletas isa. Mis häda sul selle kalaga on? Sa ju isegi ei söögi kala. Aga Siim ei lasknud ennast isa kavalast jutust eksitada. Ta nuidas seni, kuni isa andis kindla lubaduse. Sel laupäeval minnakse rongi peale ja sõidetakse kalale. Alles siis läks Siim koos kahvliga tagasi kööki ja sõi kartulit edasi. Kalale minemise kärbse oli pannud Siimule pähe tema lasteaiasõber
ja nõnnas Stjopa. Stjopa käis isaga sageli kalal ning tõi kord koguni lasteaeda kaasa lillelis plikist ämbris, mille sees kus pisike kala, kellest Stjopa ise polnud püüdnud. Lähemalt vaatlemisel selgus küll, et kala on surnud ning lapsed matsid ta liivakasti. Aga mis see luges? Siim oli Stjopa peale väga kade. Kevadest rühma lõpu peast saadik oli ta nõudnud, et isa temaga koos kalale läheks. Aga isal oli ikka õnnestunud sellest kõrvale hiilida. Asi oli selles, et isa polnud ise ka kunagi varem kalal käinud, aga hävenes sellest pojale rääkida. Ta ei teadnud kalapüüdnud mõhkugi. Kusagilt oli ta kuulnud, et tarvis läheb rippa, mille otsa pannakse konks ja selle otsa omakorda vihmuist. Aga see oli ka kõik. Sellepärast oli ta väga mures ning ootas hirmuga laupäeva. Samueli võlupodi, Kristiina Kass. Samuel rääkis oma jubedast geograafiaõpetajast ka isale. Kuigi härra Seebimulli meelest oli vahejuhtum isegi natuke naljakas, oli ta ometi seda meelt, et geograafiatundidest on inimesel tulevikus ikkagi ka kasu. Näiteks kui sa ei tea isegi seda, millises riigis valmistatakse häid telereid, ei või sinust kunagi ka head televiisori parandajat saada, püüdis härra Seebimull poega innustada. Ent Samuelil polnud vähimatki kavatsust teleri parandajaks saada. See-eest tundus jalgpalluri elukutse Samuelile üsna ahvatlev. Ta jõudis vaevalt isa kõrvale diivanil istuda, et päeva jalgpallimatši tulemustele pilk peale heita, kui ema astus tuppa ja kukkus kohe vaid sõimama. Et mõni looder vahib siin südamerõõs televiisorit, kui koolitükid tegemata, karjus ta ja pani käed sõjakalt puusa. Ma võin kas või kihla vedada, et sa ei ole inglise keele kodutöid ära teinud. Proua Verivais helistas mulle täna töö juurde ja küsis, kas Samuel tunneb ennast paremini ja kas ta võib juba homme kooli tulla. Kuidas sa kavatsid seda mulle seletada? Samuel avas suu, et midagi enda kaitseks öelda, kuid ema ei lasknud tal jätkata. Proua Seebimull oli täiesti endast väljas. Ma toonisin parajasti pangadirektori proua Nobeli juukseid helelillaks, kui koolist helistati. Ühe käega hoidsin telefoni ja teise käega kambisin proua Nobelile juuksevärvi pähe, sest tal oli juba kiire naiste õmblusklubi sügispeole. Aga sinu inglise keele õpetaja kõne vapustas mind nii väga, et panin kogemata lillat värvi liiga palju. Kas sa kujutad ette, mismoodi proua Nobel pärast värvimist välja nägi? Ta nägi välja, nagu oleks keegi talle purgi mustika-moosi pähe mätsinud ja see on kõik sinu süü. Samuel oli tasapisi diivani uksepoolses otsa nihkunud, et võiks sobival võimalusel plehku pista. Tere, olen Lääneranna gümnaasiumi õpetaja Eda Aavik. Loen teile lõigu raamatust, mis on mind kõige rohkem naerma ajanud. Leelo Tungal, Kristiinase keskmine. Vana imik. Mõnda inimest poputatakse ja hellitatakse lausa sündimisest peale. Ehina, minul hakkaks küll enda pärast piinlik, kui ma oleksin kiilaspäine ja hambutu ning teeksin pidevalt püksi. Aga mõni inimene kohe ei mõista sündimisest peale mitte kui midagi. Isegi häbeneda ei oska, kui pärast sööki rühitseb, vabandamisest kõnelemata. Mõni kohe on algusest peale kohutavaks kobakäpaks loodud, aga sellegipoolest hoitakse teda rohkem kui teisi. Jutt käib muidugi minu väikesest õest ja kuidas me kõik teda ootasime. Õhtuti ema muudkui kudus ja heegeldas helesiniseid nukuriideid, mamma jooksis poode mööda ja isa tegi magamistoas remonti. Kui ema ditatooma läks, siis maalisime meie Heleniga uhke loosungi. Tere, Kristjan! Alguses oli emal nimelt plaanis poiss sünnitada, aga viimasel hetkel mõtles ta ümber ja sünnitas tütre. Kes teab, võib-olla oleks poiss veidi mõistlikum olnud. See imbi on küll sihuke hädapundar, et temast pole asja mitte kui millekski. Vanasti ma ikka vaatasin poe ees vankrites lesivaid imikuid ja mõtlesin, et küll oleks tore, kui mulle ka selline õde või vend sünniks. Aga nüüd ma tean, et kuigi need villaste tanukeste ja kirjude rõngasluttidega imikud paistavad pealt näha puhtad ja viisakad,
on kindlasti pooltel nendest püksid märjad ja kõik nad teevad pärast sööki krooks või röh. Mammal on õigus, et vanasti olid lapsed palju paremad. Need praeguse aja omad pole küll suuremad asjad. Nüüd on seda imikut juba mitu nädalat peetud, aga mingit paranemist pole märgata. Ütlesin emal otse välja, et imbit ei tasu küll majas pidada. Võtame parem kutsika. Laarika koer Pennu õppis paari nädalaga ära nii sitsimise kui väljaküsimise. Ja hääl on tal palju ilusam, kuidagi rahulikum kui meie titel. Ise veel segavereline. Aga ema ainult naeris selle peale ja kallistas mind. Ei tea, kus see ime tuli. Viimasel ajal ju sussutatakse kogu aeg seda kisakõri. Teistest, normaalsetest inimestest ei tehta väljagi. Aitäh! Tere, mina olen Lenna Aasveli. Ma käin Kunga koolis Lääneranna gümnaasiumis tegutsevas koolis. Ma käin 5. klassis, ma loen teile ette Eno Raud Sipsik. Anu aias kasvas 2 ploomipuud. Mõlemad ploome täis ja imelik oli vaadata, kuidas need ploomid vähehaaval värvi muutsid. Sinisest ja kollasest tuleb ju kokku, pannes harilikult roheline välja. Kuid ploomidega oli hoopis teisiti, just nagu tagurpidi. Alguses olid nad kõik rohelised, aga pärast läksid ühe puu otsast kollaseks ja teise puu otsast siniseks. Kuid ploomid päriselt valmis said, kukkusid nad potsti ja potsti puude otsast maha. Ning nüüd võttis Anu ühel ilusal päeval korvi kätte ja Sipsiku kaenlasse ja läksid aeda. Et maha langenud ploome kokku korjata, ta pani Sipsiku kollaste ploomide puu alla istuma ja ütles: sa vaata hoolega, kuhu ploomid kukuvad, siis on neid rohu seest kergem leida. Sipsik hakkas otse kohe hoolega vaatama. Minu nimi on Elisabeth Kamarik ja õpin Lääneranna gümnaasiumis. Loen raamatut Tobiase teine B, Piret Raud. Suvepilt. Pärast pikka suvevaheaega oli natuke imelik hakata jälle koolis käima. Õnneks ei antud meile alguses väga palju koduseid ülesandeid teha ja esimestes tundides me ka rohkem rääkisime igasugustest asjadest, kui õppisime. Septembri esimene nädal oli mõeldud kooliga harjumiseks, ütles õpetaja Liina Laks ja minu meelest oli ta täiesti õigus. Näiteks koolis käimisega kaasneva varase ülemusmisega oli vägagi raske harjuda. Nii oligi, et kui õpetaja käskis kunstitunnis meil teha klassidega pilt oma suvevaheaja kõige ilusamast päevast, tuli mu tahtmine joonistada ennast päev läbi voodis põõnutamas. Aga ma ei teinud seda, sest kõikidel teistel olid hulga huvitavamad mõtted. Mina mainin mere ja palmid, ütles Paris. Me käisime emmega lõunas. Meie käisime Ameerikas, ütles Grigor. Ma teen pilvelõhkujad. Aga mina käisin oma Minski vanaema juures, teatas uus poiss Kirill. Ma joonistan lennuki, millega me sinna lendusime. Tundus täitsa ebaõiglane, et peaaegu kõik lapsed olid suvel välismaal käinud. Isegi Pekka, kes muidu eriti ei reisi, oli suvitanud Soomes ühe järve ääres. Mind ei vii keegi kunagi välismaale. Mina pääsen ainult tavalisele maale, see tähendab maale tegi Ene juurde. Mina teen ralliauto, lubas Robert. Me käisime rallit vaatamas. Mina olin Nissi töökoha suvepäevad, teatas Ella-Maria. Seal oli vabaõhukontsert ja lava pealt lasti värvilist tossu. Tädi Ene juures polnud ühtegi ralliautot ega vabaõhukontserti. Ainult jõgi oli. Õnneks olid jões vähemalt kalad ning ma otsustasin teha pildi sellest, kuidas ma kala pean. Kõigepealt maalisin kala, mis ei tulnud küll eriti kala moodi välja. Mis asi see on, küsis Erik, kes istus minu kõrval, rott või krokodill või hoopis vanaema, kes päevitab. Ma ei teinud Eeriku narrimisest välja ning hakkasin ennast joonistama. Seda oli veel raskem teha, kui kala eriti seetõttu, et Eerik oli otsustanud mu elu põrguks muuta.
ta muudkui itsitas ja seletas ja torkis mind joonlauaga nibikontide vahele. Nii pole midagi imestada, et minu nimi on Kaarel Makatšekenjuk ja ma loen raamatut, kui mind üldse olemas ei oleks. Ma õpin Lääneranna gümnaasiumis Lihula õppekoht Henno Käo. Kui ma mererööval oleksin, purjetaksin uhke laevaga Punasel merel, Mustal merel ja Valgel merel. Kõikidel sinistel meredel ka. Minu laeval oleks 3 masti. Ühe masti otsast lehviks must lipp. Musta lipu peal oleks valge pearuu. Aga ma oleksin niisugune mereröövel, kes kunagi ei rööviks, kui ma mereröövel oleksin. Sest kuidas ma lähen ikka mõne laeva juurde ja ütleksin kaptenile, et tere, mina tahaksin teid paljaks röövida. Vaevalt ta lubakski. Ja kui ka lubaks, siis mida ma teeksin näiteks suure laevade ja arbuusidega. Ma ei jõuaks neid elu ilmaski ära süüa. Oleks moosikad, siis teine asi. Veel hullem, kui laevas, mida ma parajasti rööviks, oleks kõik kohad sibulad täis. Nii, et ma parem ei röövikski, kui ma mererööval oleksin. Räägitakse, et röövida pole ilus ka. Purjetaksin siis niisama ringi. Kõigil, kes minu laeva näeksid, oleksid väga hea meel, sest siis nad saaksid pärast kodus rääkida, et nägid tõelist mereröövli laeva ja et pääsesid vaevalt eluga. Ja see oleks kohutavalt põnev. Kui ma mererööval oleksin, kirjutaksin vahel mõne kirja ja paneksin pudelisse. See on pudelipost. Emale, isale kirjutaksin, Andresele ka ja vanaema. Vanaema elab Saaremaa mere ääres. Tema saaks kindlasti kirja kätte. Kiri oleks umbes niisugune, et tere, vanaema. Kuidas elad? Mina elan hästi, röövimine läheb ka hästi. Ühel päeval kollasel merel purjetades leiaksin kollaste lainete seest pudeli ja pudelist vanaema kirja. Vanaema kirjutaks niimoodi, et tere, meretihirm, hea, et sul röövimine kenasti läheb. Tule meile ka, mul moosikatel juba tulel. Purjetaksingi siis Saaremaale, kui ma mererööval läksin. Seal kaevaksin ma kõigepealt ühe sügava augu. Sinna peidaksin kirstu. Kirstus oleks kõik minu röövitud varandused. Peiduga jätaksin meelde 3 sammu suurest kastinipuust vasakule ja 4 sammu otsa edasi. Rohkem ei tohi ma teile ütelda, sest siis te leiaksite kirstu kohe üles ja näeksite, et see pole kulda täis, et kulla asemel on seal hoopis arbuusi seemned ja te naeraksite mind ja ütleksite, et ma ei olegi mingi mereröövel, kui ma mereröövel oleksin. Mina olen Carolin Varbla 5. klassist ja mina loen Unemati, Pärismati ja Tups. Milles Unemati, Pärismati ja Tups sõidavad kõrbelaevaga, joovad oaasis limonaadi ning punane lumememm räägib oma kutsumusest. Äkki istusid nad 3 rohelise kaameli seljas Unemati, Pärismati ja Tups. Ja et Mati joonistatud kaamel oli ühtlasi ka maailma kõige kaamelikum kaamel, siis oli tema 4 küüru vahel varutud igale ratsanikule mugav lohuke, sööda justkui tugitoolis. Nad ratsutasid läbi ääretu kõrbe, igal pool liiv, silmapiirist silmapiirini, tuline liiv ja pilvitu lõõskav taevas ja päike küpsetas armutult. Roheline kaamel aga muudkui astus ja öötsus. Unemati, ma kardan, et mul läheb süda pahaks, kaebas Mati. See tuleb merehaigustest, arvas Unemati. Kuidas merehaigustest, imestas Mati. Siin pole mingit merd, pole meretilkagi. Oo, need on tähtsusetud pisiasjad, lausus roheline kaamel. Suvastage teateks võtta. Üllad Põhjamaa pojad, et mina olen kõrbelaev, sest mina liigun kindlalt läbi kõrble nagu laev üle mere. Minu seljas reisides võib samuti merehaigiks jääda. See õpetlik seletus aga Matile kergendust ei toonud. Vastupidi, ka janu hakkas vaevama. Ma tahan maha, ütles Mati. Kuidas hiilgavad Põhjamaa pojad soovivad, lausus roheline kaamel.
ning laskus põlvili, et sõitjatel oleks kergem maha tulla. Niisiis hakkasid kõik jalameesteks, Une-Mati, Päris-Mati ja Tups. Teised kõndisid täiesti loomulikult. Mati aga astus kuidagi naljakalt hüpetes. Mati, mis sul viga on? Miks sa niiviisi kargas? Naeris Une-Mati. Liiv on kole tuline, hädaldas Mati ühe jala pealt teisele keksides. Kes oleks võinud arvata, et Lõunamaa rännates võib kingi vaja minna. Oma pidžaamagi oli poiss kaitseks pähe vastu turbina ümber pea sidunud ning pidžaama püksid põlvini üles keritud. Aga kingi polnud kusagilt võtta. Ka toasussid olid koju, Mati voodi alla jäänud. Kuke pea rahustas Une-Mati oma kuumuse käes vaevajalt sõpra. Kohe muretsen sulle sandaalid, ta pani sõrmeotsad vastu ning sosistas. Trips-traps niit, rullimullid, tõuske lendu seebid. Kuid sandaalid ei ilmunud, Une-Mati proovis veel kord. Trips-traps seep, mullirullid, tõuske lendu niidid. Küll on lugu, ehmus Une-Mati. Tere, minu nimi on Elisabeth ja ma käin Konga koolis ja olen 5. klassis. Ma loen teile sellist raamatut nagu Vormsid, detektiivid ja Ruhnu karu, kirjutanud Sven Kullerko. Veel aasta ujus karu Vormsile. See oli eriline sündmus. Isegi kõige vanemad Vormsi elanikud ei mäletanud, et saarel oleks kunagi karusid olnud. Karu ehmatas külaelanikud nii ära, et keegi ei julgenud enam õhtuti pimedast õue minna. Loom tatsas mööda metsi ringi, sõi ja tallas ära kõik metsmaasikad ning möörgas õsesti koledasti. See hirmutas külarahva päris võimetuks, kuna vallavanem otsustas lõpuks korraldada karujahi, et sisse tungija kinni püüda ja saarelt minema kihutada. Kõik juba ootasid, et vanad head ajad tagasi tuleksid ja saaks jälle õhtuti rahulikult väljas ringi käia. Karu aga tegi saarele põhjaliku ringi peale ja kuna ta teisi omasuguseid eest ei leidnud, otsustas hakata ujuma tagasi Ruhnu, kus ta oligi tulnud. Kõik oleks lõppenud rahulikult, kui vahel poleks tulnud rindamisi asjaolusid, millest edaspidi. Lõpuks sai vallavanem jahisalaga kokku. Kõik metsad otsiti, paugutati püsse, lasti jahikoerad lahti. Arvati, et küll see metsaott lärmi peale oma koopast välja ronib. Aga keda pole, seda pole. Isegi jäljekoerad vaatasid jahimeestele nutute nägudega otsa. Meestel hakkas juba kannatus katkema. Karu koobast üles ei leitud. Üks jäljekoer jõudis viimaks meriranda ja tegi hirmsat kisa, nagu oleks ta vähemalt elevandi kätte saanud. Aga kui jahimehed kohale jõudsid, olid kogusogiks ainult 3 suurt käpalgi rannaliival. Meri oli jõudnud neid päris siledaks lihvida ja seetõttu polnud jahimehed üldse kindlad, kas need on ikka õige Vormsi karu jäljed. Midagi muud ei leitud ja jaht tuli lõpetada. Tegelikult ju keegi karuotti oma silmaga näinud ei olnud, aga nii hakati arvama, et äkki polnudki midagi, kui koledaid hääli metsast olid kõik kuulnud. Lõpuks lepiti kokku, et karu pole, inimesed rahunesid kohe maha. Tere! Mina olen 6. klassi õpilane Andreas Rebane ja loen teile katkendi raamatust Sirli, Siim ja saladused. Jutud jätta, käratas õpetaja ning kiskus meremehel paberi peost. 2, sa spikerdasid, mine nurka. Meremees hakkas juba tõusma, kuid mõtles siis, et temal, torme ja tuuled rotsinud mehel, ei kõlba ometigi peljata ühte matemaatikaõpetajat. Ta sai oma söakuse tagasi ning hüüdis. Ma ei lähe kuhugi nurka, põrgu koera nimel, mida te õige endast arvate? Lapsed olete nii ära kurnanud, et nad ei jaaks enam suppigi neelata. Nüüd tulete meie kallale, toho tonti. Punase habemega merekaru esinemine andis ka teistele isadele uut julgust. Nad lükkasid poolenisti lahendatud ülesannetega lehe kõrvale ja hakkasid samuti karjuma. Meremees aga lõugas kõige valjemini. Üldse, andke mulle mu taskuarvuti tagasi. Ma tõin selle oma Kustile Mosambiigist ja see on tiigrinahast tasku sees.
paluks otsemaid lauale laduda. Arvuteid te tagasi ei saa, ähvas õpetaja. Teie lapsed on koostid ja ei viitsi peast liita, aga ma ei jäta seda nii, vaid treenin neid seni, kuni nad oskavad une pealt öelda, kui palju on 1567 ja 945. Milleks siis inimesel pea otsas on? Kammimiseks või? Ma nõuan oma arvutit, kordas meremees ja oli rusikaga vastu lauda. Ei saa, vastas õpetaja. Ma põletasin nad kõik ära. Ja ta vibutas jahmunud isade nina ees kotikest tuhaga, mille ta seejärel lahtisest aknast välja puhus, ise hallidele ebemetele põlgusega järele sülitades. Minu tiigrinahast tasku, pomises meremeest rabatult ja kattis silmad kätega. Ning nüüd arvutama, käratas õpetaja, aitab mokalaadast. 1, 2. Ta läks ning keeras ukse lõkku. Enne keegi koju ei saa, kui kontrolltöö on valmis, teatas ta. Mõned isad hakkasid kehmunult kribima. Üks pisike killaspeene mehike aga tõstis haralt käe. Palun vabandust, kogeles ta, endal pisarad kurgus. Mu naisel on täna sünnipäev, ta ootab mind. Kas ma võiksin varem koju pääseda? Ei, kuulutas õpetaja. Ja oma naisele võite öelda, et homme peavad kõik emad kooli tulema. Paneme ka nemad liitma. Meremees tõstis pea ja tema silmis säras kurja kuulutav tuluke. Ah, sa madu, ütles ta, või meie naisi tahad ka õnnetusse saata? Vaene Luise. Ei, teda sa ei saa. Mehed, võitlusse, kahuri juurde. Tere, mina olen Cassandra ja ma õpin Lääneranna gümnaasiumis, kuhu on ka tegevuskoht 6. klassis ning ma loen teile ette Aino Pelviku raamatu Kallis härra Kuu 20. Kallis härra Kuu, täna jäi meie kohtumine äärmiselt põgusaks. Ometi ootasin seda kokkusaamist nii väga. Jälle pean leppima vaid ettekujutusega, missugune te tõeliselt olete. Härra Kuu, nüüd peate küll sallima, et ma teile kirjutan. Hakkangi teile kirju kirjutama, sest näen teid liiga harva. Peaaegu mitte kunagi siis, kui mul on teid tõsiselt vaja. Alati pean muudkui ootama ööd, et teid natukesegi näha ja küllalt tihti te ei tule te üldse välja. Võib-olla tahaksin teiega rohkem koos viibida. Te olete ülekohtuselt üürike. Ega te mu peale ei pahanda, olen vist liiga peale tükkiv. Teie pole sellise käitumisega harjunud. Ärge võtke mu jutu mingil juhul etteheitena. Kindlasti on teil olulisi põhjusi, kui te ei tule. Muidugi on. Tere, ma olen Bruno, Lihula õppekohast Lääneranna gümnaasium. Ma täna loen teile ette Jakob Tamme Valmi punik. Kord väitsik puskis punikut, kes teab, mis tulu sellest saada ihkas. Võib-olla, et ta punikut vast vihkas või vaigistas ehk muidu südant võimikut. Ta oli punikust ju kõvem palju ja kus näib teine nõdra mees, seal ikka kergatski on mees. Mis tegi aga punik, hoobi sai ta palju. See oli tarvis kätte tasuda, kuid kuidas õiendada kangemaga. Ei või ju vastu hakata. Ta vaatas ümber, ees tal kirjak vaga. See oli nõdrem temast, seda ta teadis. Seda teadis ta ja selle kallale siis tormas tuhinaga. Ma ütlen lisaks veel, nii pole üksik aasal karja hulgas lugu, kus trooni peal on tõbra meel, vaid sealgi juhtub nii, kus inimeste sugu, et see, kes kangem,
rusub kehvemat ja kehvem jälle kehvemat. Igal. Ma olen Piret, ma käin Valula 6. klassis, ma loen katkendi Karnekivist. Karnekivi on maailma kallim kivi. Muid kalleid kive on ka olemas, aga karnekivi vastu neid ei saa. Muud kivid on kallid küll ja need, kellel need on, saavad palju raha, aga karnekiviga saab ka palju raha ja veel ka kõike muud, abi nagu näha selestatust. Need inimesed, kel on karnekivi, need siis räätavad, et nad on karnekivi leidnud kogemata teiste kivide hulgast, aga veel parem on, kui sa saad selle kivi kaarda enda enese käest. Siis on veel parem, kui sa kindel, et on kõige parem sorti karnekivi. Leitud karnekivi mõnikord võib olla rikkis ega tööta enam hästi ja jätab inimese hätta. Nii läinud aastal Mihkli kool Hansu Rätsep, kel ka on juba lihtsalt paistud karnekivi, tahtis kord näidata, et oskab ka lennata oma kivi abil ja ta lendaski üles, kuid kivi oli rikkis ja Rätsep ei saanud kuidagi enam õhust alla. Lendas kogu päeva õhus ja mida kergemaks läks kõht, seda kõrgemale veel tõusis. Nimaks Tulleveski talu karjapoiss osav libulaskja laskis talle noole köie otsa kätte, millega siis Rätsep õhust alla tõmmati. Sest saatki. Rätsep ei lennanud enam millalgi, aina õmbleb. Aga see jutt, mille nüüd teile jutustan, on eestlast Karnekivist. See lugu sündis väga varaval ajal ja siis, kui meie maal oli suured sõjad, kui vaenlane tuli maale, siis inimesed põgenesid siit taludest ära kaugemale metsa. Aga ega julgenud tulla enne tagasi, kui sõda oli juba läbi. Ükskord sõda liikus ka üle Kukerere küla Seepasuu talu poole. Talurahvas põgenes eest kaugemale metsa ja muudkui võeti kaasa ka noor poiss Tiit, aga sõda tuli ikka nendele ka noor ja ühe suure soo juures nad pidid jätma maha kogused ja muud. Mu nimi on Raiko. Ma olen Lääneranna gümnaasiumist 6. klassist. Täna ma loen teile ette Leelo Tungla oktoober luuletuse. Kus kohas need kuulajad teavad, et aeg on neil kollaseks minna? Mismoodi nad teavad, et peavad kuldseks värnuma terve me linna? Mismoodi need oravad teavad, et pähkleid peab koguma varuks? Mis saab, kui oravad peavad end kährikuks, siiliks või karuks? Kus lapsedki teavad, peavad koolis käima, kui tarkust on vaja? Mida lapsed ei tea, seda teavad isa, ema ja õpetaja. Tere! Mina olen Tairi Tamme, mina töötan Lääneranna gümnaasiumis arendusjuhina ja mina loen täna lõiku Eno Raua raamatust Sipsik. Mart, Anu ja Sipsik. Mart ja Anu on vend ja õde. Ühel päeval läks Mart vanaema juurde ja ütles, Anul on varsti sünnipäev ja vastas vanaema, Anu saab varsti 5-aastaseks. Ma tahan talle sünnipäevaks midagi teha, ütles Mart. Ma tahan talle ilusa nuku teha. Tee siis nukk, ütles vanaema. Aga ma tahan kohe päris nukku teha, ütles Mart, mitte mingisuguse paberist. Vanaema oli nõus Mardile näitama, kuidas päris nukke tehakse.
ta tõi kapist riidetükke ja vatti ja võttis lauasahtlist oma käsitöökarbi välja. Seal olid vanaemal käärid ja niidirullid ja lõngakerad ja nõelatopsik ja sõrmkübar ka veel. Siis õpetas vanaema Mardile päris nukkude tegemist. Nukk tuleb riidest välja lõigata ja siis kokku õmmelda ja täis toppida, ütles vanaema. Ja kui kõik valmis on, siis värvitakse nägu pähe ja pannakse lõngast juuksed. Nii hakkaski Mart Anule sünnipäevaks nukku tegema. Esimesel päeval tegi keha, teisel päeval tegi pea, 3. päeval tegi 2 kätt, 4. päeval tegi 2 jalga. Aga kõik see oli väga raske ja mitu korda läks nõel sõrme ja see oli väga valus. Nii et Mart ükskord isegi nuttis. Aga siis mõtles ta, et Anul on hea meel, kui sünnipäevaks nuku saab. Ja siis mõtles ta õmbles ta pea kehale külge ja siis veel käed ja jalad. Viimaks oli nukk valmis, aga see ei olnud kuigi ilus nukk. Pole viga, ütles vanaema Mardile. Peaasi, et see on sinu enda tehtud. Aga Mart oli ikkagi kurb. Ta võttis nuku ja läks teise tuppa. See polegi kellegi õige nukk, ütles ta. On mingisugune sipsik. Aga korraga ütles peenike hääl. Ära nuta midagi. Ma pole küll eriti ilus, aga see-eest pole mul jälle muidu viga. Mart ei saanud äkki arugi, kust see peenike hääl tuleb. Aga viimaks ta taipas, et see oli ju tema enda tehtud nukk. Kes niiviisi rääkis? Kuidas? Imestas Mart. Kas sa siis oskad rääkida ka? Oskan küll, ütles nukk. Mis su nimi on? Küsis Mart. Sipsik, ütles nukk. Sa ju ise panid selle nime mulle. Aga kuidas sa küll rääkida oskad? Imestas Mart jälle. Sa tahtsid nii kangesti Anule head meelt teha ja tegid mind nii suure armastusega, et ma hakkasingi elama, ütles Sipsik. Eks ole tore, et ma elama hakkasin. On küll tore, hüüdis Mart. Nüüd on Anul sinu üle kindlasti väga hea meel. Ja siis jõudiski kätte oma sünnipäev. Tere, mina olen Karl Markus Lihula gümnaasiumist 7. klassist. Tere, mina olen Karl Markus Kärp Lihula 7. klassist ja ma loen raamatut Varastatud oranž jalgratas. Kauboisaabastega mees. Vaatamata heale algusele osutus Belgia professori sõiduriista ja selle varga leidmine keerukaks. Kui tüdrukud tulid mõne aja pärast tagasi poe juurde moonavarusid täiendama, oli nende meeleolu märgatavalt langenud. Kuskil ei olnud neil silma hakanud meest, kes võiks vastata neile antud kirjeldusele ega ka oranž jalgratast. Õigupoolest oli inimesi üldse näha, sest paljud olid linnast ära sõitnud ja osa istus lihtsalt palava päikese eest kodus varjul. Näha oli küll mõnda suvalist kõndijat ja neid inimesi, kes rohisid oma aias või istusid oma õues või tahtsid toast tänavale pea aknast väljas. Siin-seal kohtasid nad ka tuttavaid ja pooltuttavaid lapsi, aga kõik kinnitasid nagu ühest suust, et ei ole sel juulikuu teisipäeva hommikul näinud mitte midagi kahtlast. Rääkimata oranžis varastatud jalgratast, umbes pool supilinna oli veel läbi käimata. Laululava juurest Kroonuaiani ehk Tähtpere nõlva poolse osa olid nad suuremalt jaolt läbi kamminud. Tüdrukud ostsid poest suure limpsi ja rääkisid oma otsingutest ka müüjale, kelleks oli seekord peoomaniku keskkooliealine täditütar Katrin. Kuid temagi ei osanud tüdrukuid aidata. Kahtlaseid inimesi polnud poes käinud, kui välja arvata mõni kunstnik, kel üks king ühest ja teine teisest paarist või lihtsalt pidžaama seljas iga ilmaga. Aga need polnud veel kahtlased inimesed supilinna mõistes. Matile palusid tüdrukud natuke vett, mida nad ühekordselt kasutava plastikkaussi sees ka said. Prantsuse bulldogist detektiiv tühjendas kiiresti kausi, heitis seejärel millestki küsimata kõhuli ristikeenadesse ja jäi silmapilkselt magama. Ta paistis olevat kõndimisest väsinud. Ma pean teda varsti tassima hakkama. Selline maraton käib talle üle jõu, ütles Mari.
ise ka istumiseks puhtamat kõnnitee äärekivi otsides. Täitsa lõpp, kogu linn on ikka nii tühi, pööritas Reelika oma siniseid silmi, mis päikese käes said kergelt roheka varjundi. Isegi joodikud on vist kuhugi puhukusele sõitnud. Ah, need kindlasti jõuavad praegu kuskil varjulis ja surgastes, arvas Sadu. Mis häda neil päikese käes passida, saavad veel rabanduse. Kui pätid teaksid, kui tühi praegu kogu linn on, oleks varsti iga maja tühjaks tehtud, mõrgutas Reelika edasi. Võib-olla ongi, ütles Mari ja sülitas pütüi üle õla. Me loeme raamatut Ernst Sarkava lugu Kass ja rebane. Nüüd olid juhtunud kokku 2 parajat. Kass ja rebane. Kass koperdas kodus, rebane käis väljas jahil. Tuli rebane õhtul koju, kas kana või pardi või hanega, oli kassil tuba soojaks köetud ja siis hakati koos toitu valmistama. Nõnda elati mõnda aega, kord tuli rebane jälle pere poolt part suus, kui hunt talle tee peal vastu tuli. Seisa, kisendas hunt, pool minule. Ei saa, ei tohi. Kuidas ei saa, mis ei tohi? Päris kriimsilm, kes tohib mulle ütelda, ei saa, ei tohi. Hiirekuningas, kes see on, küsis hunt. On minu juures praegu külas, kostis rebane tõsiselt. Ei ole ma siukest mehest veel enam kuulnud, rääkis hunt. Mis jutud need on sinu juures külas, kes ta on? Niipea, kui kass härga nägi, hargas ta sellele hammastega turja kinni. Kiskus küüntega, ajas karvad kohe üle ja kisendas. Näu. Hunt tõmbas nina tagasi, niiskust hirmsat häält ei olnud ta veel enne kuulnud ja küsis karu käest, mis on. Karu sosistas ülevalt, see neelab härja üheainsa suutäiega ära. Hundil tuli kange hirm peale. Kõik ta ihuliikmed hakkasid võdisema ja sabad tegi haavuniku all vastu kuivi lehti ikka sapp. Kass kuulis, kui lehed krabisesid, vaatas sinnapoole ja nägi, kuidas haavuniku ääres hiiresarnane asi liikus. Nagu nool oli ta härja turjalt maas ja kõige oma 10 küünega. Kui naertega hundi sabas kinni, hunt kargas nagu tuul üles. Haod lendasid iga ilmakaare poole ja üle pea kaela lidus võsavillem padrikusse. Kass vaeseke jäi ehmunult seisma ja et hirmsat hädaohust pääseda, lippas ta turtsudes männi otsa, kus karu varitses. Karu karjatas, polnud tal alla ronimiseks enam aega, kukkus nagu kott maha. Röögatas korra ja vihtus siis nii, mis maa müdises, nagu märu mets sügavasse. Rebane kükitas kännu taga, hoidis 2 käpa kõhtu kinni ja naeris, et silmist vesi nirises. Oh, ihihih, ehehe. Süü oli aga mõlemal nüüd jälle tükiks ajaks. Ma olen Markus Rõuk, Lihula 8. B klassi õpilane ja loen Jaan Rannapi Viimane valge sulg Mees metsas. Mööda metsi hulgub salakütt. Mööda iga aastaga küll vähenevaid, kuid ikkagi veel suuri Eestimaa metsi hulguvad kümned salakütid, püss käes ja saagiiha südames. Nad varitsevad radade ääres, mida mööda viib Soojärve äärde suurte sarvloomade joogitee. Hiilivad kuuse noorendikes, kus kitsed harjunud varju leidma. Nad tulistavad kõike, mis liigub ning kõlab hamba alla panna. Aga mida rohkem on neid koos, seda julgemad ning jultunumad ollakse. Nad ei mõtle siis enam, et nende vastu on seadus. Nad ei mõtle sissekukkumisele. Põmm vaugub püss sügaval metsas ja mõni aeg hiljem arutab rahvakohus Jahindusinspektsiooni hagimetsa majandusele tehtud arvudest. Kuid ei maksa arvata,
et kõik salakütid avastatakse. Ei maksa arvata, et nad kõik on juhmjulgete meeletust tõust. Üks mitte, üks kindlasti mitte, üks mees mitte. See üks teab ettevaatuse hinda. See mees ei lähe kaaslastega metsa. Ta teab, et kui üks põdrakütt vahele jääb, tõmbab ta tingimata ka teised kaasa. Õige ettevaatlik mees usaldab sellepärast ainult iseennast ja oma püssi. Meie salakütt on just niisugune mees. Ta teab, mida tähendab pauk neitslikus metsas. Alarmisignaali. Ei enam ega vähem kui juurdekutset. Sellepärast ei jää ta iial kohale koperdama. Ta peidab oma ohvri nii ruttu kui saab, nii hästi kui saab ja kaob siis, astudes kergelt ning kuuldamatult nagu vana isapõder. Saagi koju toomiseks on ööhämaruses parem aeg. Siis pole karta, et juhuslik seeneline vastu juhtub. Seenelised ei käi öises metsas liiguvad ainult loomad. Ta on kaval, see ettevaatlik mees. Ta ei jäta sugugi kõrvale võimalust, et teda võidaks kahtlustada. Kahjuks ei tehta püsse, mis tapaksid pauguta ja kuigi ta ruttu sündmuspaigalt kaob, pole sugugi võimatu, et kohtab uudishimulikke, kelles võib olla ärkab kahtlus, kas asja kuuldud lask ei tulnud tema püssist. Nad võivad rahulikult kahelda. Püssist, millel lukku nad lahti murravad, ei ole kärgatanud ühtegi lasku. See on õlitatud ja tugevasti kaitseriivis. Tapariist lebab samal ajal varem valmis vaadatud kohas, ilusasti ära peidetud nagu saak, mis alles veidi aja eest metsas ringi jooksis. Nii on see üks, kes tunneb ettevaatuse hinda, juba aastaid karistamatult metsast liha hankinud. See käib nii lihtsalt, on kohti, kus varitseja võib iga päev saagile kindel olla. Niisuguseid kohti on kõigis suurtes metsades, neid peab ainult teadma. Tema teab neid kohti. Tema jaoks teeb ühe välja, kas püssi ette kõnnib sokk või talledega emaloom. Tema jaoks on kõik lihtsalt liha, aga päästikule vajutada on tal niisama kerge nagu perenaised küsida karnist 2 kilo ridikonte. Tere, minu nimi on Maia Pikmets ja ma olen 9. A-klassist ja ma loen teile ette Arabella mereröövli tütrast ühe peatüki. Aartekamber. Röövlilaev lähenes saarele, mille kaljukoobastes oli peidus röövlite kõige tähtsam aartekamber. Saar oli süngi ja sakilise siluetiga. Kaugemalt merelt vaadates tundus see täiesti ligipääsmatu. Üksnes röövlid teadsid teed saarele ja ka nemad usaldasid sõitu ette võtta ainult täiesti selge ja vaikse ilmaga. Danielil ja Puujalal, kes laeva nõel teravate kaaride Tere, minu nimi on Birgitta. Mina loen täna teile Pilleriin. Pilleriin on tüdruk. Tal on isa ja ema. Või õigemini, tema on isag ja ema. Aga endal on tal nukk Anne. Mõlemad nimed olid ilusad ja naljakad. Siis sai kokku Pilleriin ja ongi nüüd Pilleriin. Pilleriin on 5-aastane. See on aga väga tähtis, sest just üleeile oli tal sünnipäev. Sünnipäevakingiks sai ta rahakassa. Selle kingis talle vanaisa. See kassa on 4-kandiline puust karp. Lukk on tal ees ning kaane sees on pilu, kust raha sisse läheb. Veel on kaane peal pilt, pikk Herman, mis on värvitud halliks ja puud, mis on rohelised ja taevas, mis on sinine. Ja torni otsas lipp, mis lehvib nagu päriselt. Kassasse kogub Pilleriin 5 kopikalisi, sest ta on 5-aastane. Neid on seal juba 5 tükki. Ja sellest kõigest kokku on Pilleriinil ühtlasi suur mure.
järgmisel aastal peab ta nimelt saama 6-aastaseks. 6 kopikalisid aga pole üldse olemas. See on täitsa kindel, siis seda ütles isa. Ja kui Pilleriin küsis, et mis siis edasi saab, siis isa ainult muigas ja ütles, et ei tea. Et eks siis näeb. Pilleriini isa kirjutab ja tõlgib raamatuid, aga ainult suurtele inimestele, mitte Pilleriinile. Ema õpetab hommikul koolis lapsi ja õhtul on kodus. Päeval on Pilleriin isaga, ainult et isa on oma toas ja teeb tööd. Pilleriin aga on teises toas ja mängib ja 3. tuba on tühi hoopis. Kui Pilleriin õues on, siis on tühi ka teine tuba. Pilleriinil on 2 kislikpatsi, kus otsas käivad lindid. Lindid on kas sinised või punased või lõõdulised, nii kuidas ema just hommikul paneb. Patsid aga on kollased nagu õled ja need pisikesed juuksed kuklaugus, mis patsi ei ulatu ja mis on keerdus. Need on ka samasugused kollased. Silmad on Pilleriinil hallid, aga kui päike paistab, siis on nad sinised, kuldsed täpid on sees. Nii ütles vanaisa ja küllap see siis nii ongi. Ma olen Lääneranna gümnaasiumi 9. B-klassi õpilane Klaid Järva ja täna ma loen teile raamatut Roostapaabu möök ja autor on Enu Raud. Ma loen teile ühte katkendit. See koolipäev lõppes ajalooga, juhataja enda tunniga. Tõsi küll, koolijuhataja tundides oli alati valitsenud kõva kord, kuid täna oli klass veel kuidagi eriliselt vaikne ja tähelepanelik, sest tunni algusest peale said õpilased aru, et juhataja pole tujus. Tema otsaesisele oli ilmunud tuttav korts, mis ennustus vahel tormi, vahel aga ka tõsist manitsevat kõnelust, mida mõned kartsid. Veelgi enam, kumb oli oodata täna, seda ei mõistnud keegi ütelda ja juhataja pani oma õpilaste kannatuse tõsisele proovile. Kuni tunni lõpuni oli ta rahulik ja asjalikult, korts püsis kogu aeg ähvardavana laubal. Kell kõlises ja alles siis tuli see, mida kogu klass tunni jooksul pingeliselt oli oodanud. Õpilased. Jah, polnud kahtlust, et nüüd see tuleb. Meie koolis on teile alati püütud õpetada korralikku käitumist, viisakust ja austust vanemate inimeste vastu. Meie kool on üldiselt korralik kool, meie kooli vaim on hea vaim, kuid kahjuks leidub mõningaid õpilasi, kes püüavad häbistada oma kooli head nime. Eriti üks õpilane paistab selles suhtes teiste hulgas silma, see õpilane käib teie klassis. Ta nimi on Roland Sahk. Sahk, ma palun sind siia tulla. Seisa klassi ette, et sind igaüks vaadata võiks. Rolts tõusis, seisis hetke nagu kõheldes ja astus siis aeglaselt koolijuhataja poole. Ta hambad olid tihedasti kokku surutud, käed rusikas ja kogu ta olekus oli midagi ähvardavat. Jaanile tundus isegi hetkeks, et nüüd Rolts läheb ja kihutab juhataja klassist välja. Kuid siis heitis ta pilgu juhatajale ja taipas, et seda siiski ei sünni. Oli Rolts nii kange, kui ta oli, juhataja oli vägevam. Rolts sai nooruspäi tahvli juurde seisma, juhataja ei lausunud enam sõnagi. Aga just vaikust oli Roltsil praegu kõige raskem taluda. Ta ei vaadanudki klassi poole, kuid tundis endal siiski kõigi kaasõpilaste pilke. Möödus minut, teine, 3, ikka täielik vaikus. Neetud vaikus, mõtles Rolts. Kui juhataja ometi räägiks, manitseks, kas või sõimaks. Ent Rolts mõistis isegi, et rääkimist oodatakse praegu temalt. Tahetakse, et ta pattu kahetseks. Juhataja oli teda näinud, kui ta Jaani ja Antsu taga ajas. Sult peas ja nagu sõjavärvidega ära võõbatud, mis siis? Ta ei ütle midagi, ei saa temast mingisugust patu kahetsejat. Võid kohale minna, ometi kord lõppes see praadimine terve klassi ees. Oma pingi poole astudes laskis Rolts pilgu üle klassi käia, nagu pooleldi unes nägid õpilaste nägusid, kelle eest ta nagu häbi postis oli seisnud. Mõnel olid silmad lausa hirmu täis, mõni muigis, isegi tema oma kambapoisid. Kas mitte uudus oli irvitanud? Ei tehku, mis ta teeb, see juhataja nii kergesti ta juba musta surma ei murra. Ta alles näitab teile kõigile. Olen õpetaja Liina ja õpetan Lihulas matemaatikat. Ja täna ma loen teile ühe juttu Asta Kassi Pahupidi puhkuse raamatust. Vanaema peab meile midagi teatama. See rõõmustab meid väga. Söögi ajal me üksteisele küsimusi ei esita ja ühtegi tõsisemat teemat ei arenda.
vähemasti mitte selle esimese piduliku lõunasöögi ajal, mida meile vanaema pool pärast pikka rongisõitu ja kurnavat tervisejooksu pakutakse. Nii et lõunaaeg oli täiesti ohutu. Kui vanaema oli oma magustoiduga lõpule jõudnud ja viimase ploomikivi alustassile poetas, tõstis ta vaburalt pilgu, keeras taskuraadio üsna vaikseks ja lausus. Margus, ma pean sulle midagi teatama. See oli väga imelik ja ebamugav hetk. Tavaliselt järgneb niisugusel toonil öeldud sõnadele midagi suurt. See tähendab vanakeste arvates suurt ja põrutavalt tähtsat, mis aga meile noortele võib olla igav ja tarbetu. Kui vanaema nüüd ütleb, ma olen raha kokku hoidnud ja me läheme ostame sulle korraliku Soome täisvillase ülikonna riide, siis tuleb teha vapustatud nägu ja hakata tema annetust tagasi tõrjuma. Aga seekord on vanaemal nii traagiline ja ülevilme, et kohe ta ütleb. Ma pärandasin sulle testamendiga pool maja. Las kitse saab. Helen, mõtlesin parastavalt. Igal puhul peab olema rabatud või rõõmus või oleneb olukorrast. Jah. Mis see siis oleks, küsisin mehiselt. Ma sõitsin oma sääreväristaja sodiks. Kui ma ei oleks pidevalt harjutanud oma tunnete vaos hoidmist ja kui see harjumus mul sügavalt sees ei istuks, oleksin ma vanaemale kaela langenud ja talle kõige nähes, see tähendab Heleni nähes, suud andnud. Kui palju informatsiooni ühes lihtsas lauses. Mis lihtsas? See oli muusika, kuupaiste sonaat. Kuskil kuuris lebab elutu hunnik vana rauda, ootab mu töökaid ja osavaid kuldseid käsi. Helen, kes oma tunnete vaos hoidmises pole kunagi probleemi teinud, puistab ühe hingetõmbega. Sul on sääreväristaja, miks sa meile ei rääkinud? Kas sa temaga sõidad ka? Milleks sa ta ostsid? Kas mina võin ka sõitma õppida? Hulk täiesti tarbetuid küsimusi, eriti see, et miks vanaema meile ei rääkinud. Ma tõusin püsti ja pidasin pika ilmeka kõne. Loomulikult on vanaemal sääreväristaja, vähemalt oli ja saab jälle olema, sest nüüd olen ju mina siin. Loomulikult sõidab ta sellega, see tähendab sõitis ja mitte, et lihtsalt sõitis, vaid sõitis sodiks ja saab jälle sõitma. Sodiks, küsis vastik Helen, ja loomulikult ei tohi sõna võrriga sõitma õppida, sest see pole üldse plikade asi ja juhi luba sulle nii veel ei anta ja mootoritest ei taipa sa ka midagi. Tal on üks ainus pisike mootor, torkas vanaema lepitavalt vahele. On lasteaed. Oleks ta sellega piirdunud, aga mu armas ja tubli vanaema, see liiklusvahendite purustaja ja maanteede hirm, lisas nõutult ja vabandavalt. Õigus, ma unustasin, et kumbki ei või sõita. Ma unustasin. Te olete ju kaksikud. Vanaema oli ilmselt järeldusele jõudnud, et kui Helen on 13-aastane, siis olen mina ka. Vaatamata ta nappidele eluaastatele ei esitanud Helen enam ühtegi rumalat küsimust. Kuid ma olen kindel, et ta juurdles endamisi. Miks uued liikluseeskirjad ei luba kaksikutel mootorsõidukit juhtida? Vanaema on nii suur liialdaja. Nii ettevaatliku sissejuhatuse järel võis arvata, et tema mootorjalgratas vajab vähemalt nii kapitaalset remonti, nagu bussid 500 000 kilomeetri läbisõidu järel. Lootsin, et kodarad on väänatud kõveraks, puntraks, bensiinipaaki on eksinud juhuslik kuul ja kogu ülejäänud masinavärk on langenud algosadeks, mille kokkupanekul tekib tõhus ülejääk. Kogemused näitavad, et nii seinakella, hakklihamasina kui ka liikurkombaini kokkumonteerimisel pärast remonti jääb osasid alati ennem üle, kui tuleb puudu. Ma ei tea, mis küll sellises olukorras kurdetakse varuosade puudustele. Haletsusväärse vraki asemel nägin kuuriseina najal igati viisakat sõidukit, mille lenkstang oli väheke vasakule viltu ja need kruvid, mis pidid tööriistakotti kinni hoidma, olid logisema hakanud. See oli mu esialgse vaatluse tulemus. Hiljem selgus, et bensiin on ka otsas. See oli küll rohkem õnn kui õnnetus, sest kui vanaema oleks kõverast lenkstangist hoolimata viimase bensiinitilgaga sõitma läinud, siis oleks ratas kogu aeg vasakule kiskunud. Ja see on vastutulijatele palju ohtlikum kui paremale kiskumine. Niimoodi need õnnetused tulevadki. Autol näiteks roolirikkest.
ma olen Theresa Lepp, olen 10. klassis ja loen ette katkendi raamatust Sirli, Siim ja saladused. Suvi oli juba läbi. Mõne päeva pärast pidi algama kool ja lasteaed, aga isa polnud Siimu ikka veel kalale viinud. Siim polnud sellega rahul. Ta tuli isa juurde kahvel käes ja torkas sellega kergelt isale kintsu. Ai, ütles isa, mis sul alus on? Miks sa mind kahvliga torgid? Kas sa arvad, et ma olen mõni viiner? Ei ole sa kellegi viiner, vastas Siim pahaselt. Sa oled isa ja pead minuga kalale minema. Küll me läheme, ütles isa, aga Siim oli selliseid lubadusi juba küllalt kuulnud ja tähendas kibestunult. Läheme. Seda sa räägid alati. Millal me läheme? Ülehomme tuleb ju lasteaeda minna. No ega me siis lasteaiapäeval ei pea minema. Läheme laupäeval, seletas isa. Mis häda su selle kalaga on? Sa ju ei söö isegi kala. Aga Siim ei lasknud end isa kavalast jutust eksitada, vaid nuias seni, kuni isa andis kindla lubadusel laupäeval minnakse rongi peale ja sõidetakse kalale. Alles siis läks Siim koos kahvliga tagasi kööki ja sõi kartuleid edasi. Kalale minemise kärbse oli Siimule pähe pannud tema lasteaiasõber venelane Stjompa. Stjompa käis isaga sageli kalal ning tõi kord koguni lasteaeda kaasa lillelise plekist ämbri, mille sees ujus pisike kala, kellest Stjompa ise olevat püüdnud. Lähemal vaatlemisel selgus küll, et kala on surnud ning lapsed matsid ta liivakasti. Aga mis see lugu luges? Siim oli Stjompa peale väga kade. Kevadisest rühmast lõpupeost saadik oli ta nõudnud, et isa temaga koos kalale läheks, aga isal oli ikka õnnestunud sellest kõrvale hiilida. Asi oli selles, et isa polnud ise ka kunagi varem kalal käinud, aga häbenes sellest pojale rääkida. Ta ei teadnud kalapüüdmisest mõhkugi. Kusagilt oli ta kuulnud, et tarvis läheb ritva, mille otsa pannakse konks ja selle otsa omakorda vihmauss. Aga see oli ka kõik. Sellepärast oli ta väga mures ning ootas hirmuga laupäeva. Tere! Mina olen Annabel, eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Ja mina valisin Kreutzwaldi kogumikust Eesti rahva ennemuistsed jutud loo pealkirjaga Põhjakonn. Ennemuiste elanud, nagu vanemad inimesed räägivad, väga kole metsaline, kes Põhjamaalt välja tulles tüki maailma inimestest ja elajatest paljaks teinud ja aegamööda kõik elavad loomad maa pealt oleks ära hävitanud, kui keegi tema vastu abi ei oleks võinud leida. Temal olnud härjavärki keha ja ees konnavärki 2 lühikest ja taga 2 pikka jalga, kui ka 10 süllapikkune maosaba tagumises keha otsas, mis pärast ta kui konn edasi läinud, aga igal hüppamisel pool penikoormat maad edasi läinud. Õnneks pidanud ta paar aastat seal paika, kuhu ta ennast kord maha lasknud, ega läinud enne edasi, kuni kõik ümberkaudsed kohad paljaks olid söödud. Keha olnud tal üleüldse soomustega kaetud, mis tugevamad kui kivi ja raud, et temale ükski asi viga ei võinud teha. Tema 2 suurt silma hiilanud öösel ja päeval kui heledamad küünlad ja kes nende valgust kord õnnetult nägema juhtus, see olnud kui ära tehtud ja pidanud temale suhu minema. Tere, minu nimi on Helena ja loen Teraspoissi. Jüri Pariegi. Kui Jaan õhtul Väinoga ja mõne teise oma salgapoisiga söögituppa astus, pöördusid kõik pead tema poole ja kahin käis üle kogu ruumi. Ah, see ongi see uus poiss Jansa. Ega ta suur olegi, aga selline jässakas. Laiad õlad, rind ees ja pea püsti. Õhtul enne magaminekut tuli Lilla esimese ruumi tuppa. Käis laberdades voodite vahel ringi, oodates, et keegi tema torkimisele midagi vastab, millest kinni võiks hakata. Kuid kellelgi ei tulnud tahtmist riiaka poisi asju ajada. Jaan õiendas oma kapi juures ega pannud krõhva praalimisele tähelegi, kuid see tähelepanematus seda ärritaski. Viimaks ei jõudnud ta enam välja kannatada, istus hooletult Jaani asemele, pistis oma käe kappi
kus Jaan nüüdsam oli leidnud oma isa ja ema pildile sobiva koha. näita mulle ka, mis sul siin õige on, laiutas Lilla ja tahtis kapis kõik segamini lüüa. käed eemale minu kapist, ütles Jaan ja tõusatas käe ära. lase ma nüüd vaatan, anus Lilla uuesti ja püüdis kapi sisu segamini lüüa. käed eemale, ütlen ma veel kord. No, ära sa ikka nii terane ole. Ma juba ütlesin hommikul, et terased jäävad vahele. Nende sõnadega püüdis Lilla veel kord kapi kallale pääseda, kuid sai samal hetkel tugeva hoobi vastu rindu, nii et üle voodi maha lendas. kõik poisid tõusid püsti. Hauavaikus levis üle kogu ruumi. Siin oli poiss, kes julges Krõhvale vastu rindu anda. Lilla ronis voodi tagant välja, viibutas rusikaid ja kirus. Ah, sina, Konn, julged mind lüüa, tule mehe vastu. Jaan astus oma voodist välja ja Lilla Minu nimi on Keili Kirtus-Ahkai, käin 12. klassis ja loen Eno Raua Sipsikut. Sipsik vaatab tehaseid. Talv oli külm ja paks lumi oli maas. Anu ja Mardi tehtud lumememm seisis õuel. Luud käes ja Anul oli hea meel, et see lumememm veel sugugi sulama ei hakka, vaid nii uhkesti oma luuda hoiab. Aga väikestele lindudele tõi talv kaasa palju muret. Linnud ei saanud paksu lume alt toitu kätte ja muudkui piiksusid nälja pärast. Ja muudkui lendasid ja keksisid igal pool ringi, et kas või mõnda pisikest ibakest leida. Üks kollase kurgualusega tihane lendas koguni Anu ja Mardi akna taha ja toksis nugaga vastu akent, just nagu paludes, et Anu ja Mart talle midagi süüa annaksid. Siis Mart otsustaski, ta teeb lindudele söögimaja. Ta võttis oma tööriistakasti välja ja saagis ja viilis ja kopsis kohe kaua aega. Lõpuks sai lindude söögimaja valmis ja isa aitas Mardil selle akna taha üles seada. Ema tõi sahvrist suure pekitüki ja sidus nööriga lindude söögimaja rippuma. Tehastele meeldib väga, kui suur pekitükk nööri otsas ripub, sellepärast neid kutsutaksegi mõnikord asvatehasteks. Anu aga istus akna alla linde ootama. Ta istus ja ootas ja tal hakkas oodates isegi natuke igav, sest ühtegi lindu ei tulnud. Korraga ütles Sipsik oma mängunurkast. Ma tahan ka tulla akna alla linde ootama. Anu oli sellega kohe nõus, võttis Sipsiku ja pani ta akna lauale istuma. Ja nüüd ei olnudki Anul enam igav oodata, sest Sipsik oli talle seltsiks. Ja nad ajasid omavahel juttu. Ei tea küll, miks ühtegi lindu ei tule, arutas Anu. See on ju alles uus söögimaja, ütles Sipsik. Linnud ei tea veel, et seal ripub niisugune suur pekitükk. Me peame kannatlikult ootama, ütles Anu ja nad ootasid kannatlikult. Korraga tuli lennatest tilluke kollase kurgualusega tihane ning istus söögimaja katusele. See võis olla sama tihane, kes enne nokaga vastu akent oli toksinud. Aga ta võis olla mõni hoopis teine tihane, siis tihased on ju nii kangesti ühte nägu. Katuselt lendas see tihane söögimaja sisse, võttis varastega pekitükist kinni ning hakkas koos pekitükiga nööri otsas kiikuma. Anu hüppas tooli pealt püsti, plaksutas rõõmu pärast käsi ja hüüdis. Näe, kuidas ta kiigub. Kuid äkki oli tihane kadunud. Ta tegi vaid siuts, lehvitas tiibadega ja oligi läinud. Ainult pekitükk nööri otsas kiikus veel edasi.